tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Meie 2025. aasta jaanuari saate teemaks on müasteenia ning saatekülalisteks on Krista Mägi ja Kristina Seiman. Rääkisime nendega igapäevaelust müasteeniaga ning Baltic ID koostöös Eesti Lihashaigete Seltsiga läbi viidud uuringust, mille eesmärgiks oli kaardistada müasteeniat põdevate inimeste ja nende lähedaste ootused ja vajadused ühiskonnas. Head kuulamist! Tere, head kuulajad! Jaanuariga kaasneb uue aasta algus ja meiegi alustame Sandis Hoos podcastist saadetega taas. Stuudios oleme mina ja Jüri Lehtmets ning meie 2025. aasta esimesed saatekülalised Krista Mägi ja Kristina Seiman. Tere hommikust! Tervitus! Väga vahva, et paistab, et oleme kõik siia kokku jõudnud. Ütlen siis saatekülalistele ja kuulajatele ära, et teeme seda saadet täna neti teel, kuna ilmastikuolud on nagu nad on ja üle Eesti seiklemine on natukene keeruline, aga seda vahvam on, et meil sihuke võimalus on. Aga kui sobib, siis küsiksin kohe esimese küsimuse, et kuidas täna teie päev on alanud. Me alustame siin seda üsna koos, aga siiski saab seda küsida. Minul algas päris töiselt, ma olen juba ära organiseerinud akende vahetuse, nii et peab ütlema, et väga töökas, aktiivne hommik. Aktiivne hommik, no siis see on suurepärane hommik. Et kas iga hommik on aktiivne või juhtub vahest ka nii, et saab rahulikumalt? Ei, iga hommik ei saa mul aktiivne olla. Ma pean tõsiselt mõtlema, kui palju energiat mul on ja kuidas seda energiat jagada. Nii et iga hommik ei saa niisugune olla, siis olen ma väga ruttu jõuetu. Vot jah, sellepärast me täna räägimegi müasteeniast, mis on siis sinuga kaasnev asi, et nagu me praegu aru saime, siis juba, et sa pead oma energiat jagama ja saame täna siis palju targemaks selles osas ja saame teada, kuidas sa oma elu elad. Et täna siis oli rohkem energiat. Aga kas see võib siis kohe tähendada, et homme on nagu keerulisem või kuidas sellega lood on? See tähendab seda, et juba täna ma pean mõtlema puhkevõimaluste peale, et ma ei saa planeerida ühte päeva järjestikuseid väga aktiivseid hetki. Et kui ma täna olen teiega siin hommikust aktiivne olnud, siis ma pean täna juba peale lõunat mõtlema selle peale, et peab tekkima vaba aja aken ja ma pean saama puhata. See on otseses mõttes pikali visata ja puhata natuke. Selge. See tundub mõistlik, kui sa pead oma jõuressursse niimoodi jagama. Võib-olla küsin ennem kui sõna Jürile annan ka seda, et kumma pidi on lihtsam, kas suvel või talvel, sooja või külmaga? Soe mõjub igal juhul mulle kehvemini kui külm. Kui on üle 25 kraadi sooja, siis ma oma nina välja ei pista, sest väga raske on kuumaga hakkama saada. Ega mulle külv ei meeldi. Kõige parem oleks keskmine. Kõige parem oleks keskmine, aga siiski jahedamaga on parem. Ma ütlen seda nagu omast kogemusest, et kuna mul on cerebraalparalüüs ja ma pean ka jala käima, siis ma tunnen, et talvel on ikkagi lihtsam, et see külm kuidagi aitab. Jah. Mul on jälle vastupidi, et külm on nagu kõige hullem asi, mida teha saad. Et sina oled sooja mul täitsa külmuvad käed ära ja siis oled täitsa liikumatu nii-öelda. Näed, et siis igal ühel on see ikkagi erineb juba temperatuurist sõltuvalt. No jah, et kui palju sa keha nii-öelda kasutama pead nii-öelda toimetamiseks. Et jah, nii et kellele on vaja jahutit ja kellele on vaja soojalampi, siis edukaks eluks. Jah. Aga võib-olla siis, Kristina, kuidas sinul päev algas? No siin paratamatult toimekalt, et kuna ootamatult on taas tulnud talv, siis tuli ennast välja kaevata, et jõuda interneti kaudu teieni või ütleme täpsemalt kontorisse jõuda. Et mis on jällegi omakorda tore, et see talv on õues. Aga kas ma natuke annan ka ülevaate sellest uuringust, mis me läbi viisime? Aga palun, see oleks jah, väga sa võid jah ülevaate anda, et
ja et siis on hea sissejuhatus. Krista on meil siin, kes saab rääkida omaenda kogemusest juurde, aga selline üldistatud pilt ehk siis müasteeniat põdevate inimeste vaade ehk siis patsiendi vaade sellele, kuidas selle haigusega on toime tulla, et selle jaoks siis tegelikult koostöös Jüriga ja Eesti Lihasaigete Seltsiga sai läbi viidud uuring, kus 12 erinevat inimest oma kogemusest rääkisid ja sellise üldise pildi siis nende süvaintervjuude alusel ka kokku panime. Ja teda siis nii-öelda 4 vaates, ehk siis kõigepealt sellised esimesed märgid, kuidas üldse märgata, et mul võiks olla seda tüüpi haigus või ütleme üldse märgata, et selle väsimuse taga on midagi muud kui lihtsalt vajadus hetkeks maha istuda või aeg maha võtta. Siis teine oli siis oluline koht, kui inimene saab diagnoosi, milline on tema infovajadus sel hetkel, kas ta saab selle info kätte, mida ta üldse teada tahab või millist tuge vajab sel hetkel. Ja samamoodi siis nii-öelda tegelikult see 3. punkt, et see teekond diagnoosini. Ja nagu me ka tõdesime koos seltsiga, siis see teekond on vahel natuke liiga pikk. Ja seepärast me siin saates tegelikult ju ka oleme, et sellest haigusest täpsemalt teada anda, et see teadlikkus oleks suurem nii nende inimeste seas, kes ise põevad, kes on selle diagnoosi saanud, kui ka nende inimeste seas, kes siis on töökaaslased, tööandjad, sõbrad, tuttavad, perekonnaliikmed ja nii edasi. Ja loomulikult siis, mis oli oluline, et kuidas selle haigusega igapäevaselt toimetada. Et mida me tõdesime ja kuhu me jõudsime, oli siis see, et ega tihtipeale pealtnäha ei saagi aru, et millist taustajõudu vajab müasteenia diagnoosiga inimene oma igapäevastes toimetustes. Ja see oli tegelikult paljuski üllatus, et kui need 12 erinevat intervjuud kokku panna. arvata võib, et seal seda taustajõudu on tarvis. ma saan aru, et müasteenia võib siis nagu vanusest sõltumata igaühte võib tabada. ma lugesin, et tegu on autoimmuunhaigusega, kui me võtame nüüd võrdluseks Jüri, eks ole, ja siis nagu, et see on nagu noh, 2 erinevat asja nii-öelda haiguste mõistes taaskord. jah, et võib-olla siinkohal ongi hea seletada, et mis see müasteenia siis on. No mina isiklikust kogemusest ütleksin, et see on allergia tegemise vastu. Ma iseenda jaoks mõtestasin selle niimoodi ära, kui ma esimest korda diagnoosi sain, et ma ei suutnud ka aru saada, mismoodi see haigus on mind tabanud. Mul olid väga kiired ajad ja mul oli 3 väikest last ja ma pidin palju aktiivne olema ja ma järjest rohkem väsisin. Ja kui siis arst ütles, et mul on autoimmuunne haigus, minu peas ainumas autoimmuunsus, millest ma võisin nagu midagi aru saada, oli allergia. Ja siis ma naljaga pooleks ütlesingi, et mul on allergia tegevuse vastu. Pean saama. väga vahva see sõna. võtab väga hästi kokku, jah. Ma võin tsiteerida Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog doktor Liis Välisõnu artiklis, kus ta kirjeldab, mis see haigus on nii-öelda inimese keeles ja selleks, et inimene saaks end liigutada, saadab aju lihastele närvisignaali ja müasteenia puhul töötab närv ja töötab lihas, kuid probleem on ühenduses, selles ühenduse kohas. Ja organism ise hakkab tootma ainet, mis blokeerib ühenduse. Mida enam püüab inimene lihast liigutada, seda rohkem ta väsib ning liikumist ei toimu. Ja ma toon siia juurde ka siis ühe iseloomuliku tsitaadi uuringust, kus siis üks müasteeniat põdev inimene räägib, kuidas ta
väga pelgab selliseid suuri liiklusristmikke, kus ta rohelise tule tsükli ajal ei pruugi jõuda üle tee. Olles keskteed, ta saab aru, et kohe-kohe see roheline ajaaken saab läbi, ta hakkab järjest enam püüdma kiiremini liikuda. Aga nüüd ongi see, et mida enam püüab inimene lihast liigutada, seda rohkem ta väsib ja liikumist ei toimu. Ja ta tõigi ühe näite, kuidas ühel hetkel ta lihtsalt jäigi keskteed, ei suutnud enam liigutada mitte ühtegi lihast, kuigi ta püüdis seda väga pingsalt. Ja lõpuks siis lihtsalt üks autojuht pidas kinni ja viis ta üle tee nii-öelda võttis sülle ja viis üle tee. Et see on võib-olla selline hea näide, et kui muidu sageli inimestele öeldakse, või inimesed ise sisendavad endale, et näed, et ma ei jaksa või ma olen väsinud, aga nüüd ma teen selle viimase pingutuse või noh, et ma nüüd teen viimase ponnistuse, siis ja inimestel, kellel ei ole müasteeniat, ongi selleks võimelised, siis müasteeniku puhul see viimane pingutus võib tähendada seda, et ta lihtsalt ei liigu enam. Et võib-olla see annab kõige parema ülevaate. Väga hea ülevaate jah. Et kui ma nüüd lähtun jälle enda seisukohast, et minul tekib ka, et väsid ära, aga lõpuks ikkagi pingutad, vead ennast kas või läbi lume koju, aga kui sa seda pingutust teha ei saaks, siis oleks nagu palju-palju keerulisem, siis tuleks võib-olla tõesti kuskile lumeunnikusse jääda, piltlikult öeldes. Et päris natukene hirmus, kui tohib nii öelda. Jah, istud natuke aega lumehunnikus ja tõmbad hinge ja 15-20 minuti pärast suudad oma viimased 2 sammu ära teha. Et ikka jõud tuleb tagasi. See on hea. No, ja, aga seda ristmikule kinni jäämist, see on tõesti väga tüüpiline. Ma olen ise Tallinnas jäänud ülekäijate raja peal ja sõna otseses mõttes lihtsalt ei kõnnigi. Ja siis tulevad autojuhid ja karjuvad selle peale, mis sul viga on. Enne kõndisid ja nüüd enam ei kõnni. No nii on. Siin võib-olla oleks abiks pikemad fooriajad. Ma olen ise ka seda tundnud, et just on niisuguseid kohti, kus üleminek on pikk, fooriaeg on lühike ja siis on vastupidi, on koht, kus üleminek on lühike, aga fooriaeg on pikk. Ja siis on natukene naljakas see asi. Aga mis siis veel uuringust välja tuli, et vahel on tõesti nii, et puhkad ja siis sa saad jälle edasi minna. Küll aga tuli sealt välja, et kui sa ikkagi nüüd üle pingutad, siis see võib lõppeda päris kehvasti. Ehk siis võib viia sind müasteenilisse kriisi, mis ikkagi omakorda haiglasse. Et need nii-öelda väsimised ei ole seotud ainult sellise kiiresti üle tee jõudmisega või ütleme siis muude väljakutsetega, mis võib olla ka inimestel, kellel ei ole müasteeniat. Aga seesama lihaste väsimus võib tekkida ka näiteks hingamisel. Paljud tõid välja, et eelkõige just nimelt, et sisse saab hingata, aga välja ei saa enam hingata. Ehk siis tegelikult sul on hingamisraskused ja eriti sageli öösiti. Samamoodi kõik, mis on seotud selline, ütleme siis öösel magamisega, kas või külje keeramisega, samas on sul ööuni ülimalt oluline, et järgmine päev jalul olla. Igapäevased riiete selga panemised, nööpide kinni panemised, kõik see, mis tegelikult nõuab väga tugevat sellist taustasüsteemi, et sul on, mida täna kannavad paljuski siis lähedased inimesed, ehk siis kes igapäevaselt toetavad. Ja kui see taustasüsteem puudub, siis sageli tuleb seda nii-öelda ise palgata. Aga pealtnäha see sageli nii ei paistagi välja või et kuna see on tundmatu haigus, siis on seda ka väga raske seletada. Mida ka Krista just parajasti ütles, et äsja sa ju kõndisid, kuidas sa enam edasi minna ei saa. Mis nüüd siis juhtus? Et selles mõttes on selle haiguse teadlikkus ikkagi oluline.
on ja ma võtaks selle praegu nüüd selle kahe elulise näite põhjal kokku niimoodi, et see on paradoksaalne, et sa tahad minna üle tee, pingutada, sa ei jaksa. sa tahad magada, et sa jaksaks järgmine päev rohkem, aga sa ei saa, sest et sul on raskusi hingamisega, et sihuke, kui ma võin nii öelda, tundub olevat sihuke vastandlikuline see asi. jah, et aga seda võib natuke kokku võtta, et on sihuke nii-öelda närvi ja lihase vahel on siis sihuke ülepinge ja siis tekib lühis ja siis pead ootama, et see nii-öelda lühis ära kaoks või niimoodi. Ja muidugi, mis siin toodi, et lähedaste puhul, et lähedased näevad seda nii-öelda ampulaad, et mis on, et milline on siis see hea päev ja milline on halb päev. Aga tihti on tööandja näeb ainult seda head päeva ja siis on maru raske selgitada seda halba päeva, et miks sa tööle ei ole tulnud või midagi sellist. Et see muudab ka natuke keeruliseks see lainetuse aspekt nagu. jah, see on kõikidele raske, isegi ka lähedastele, kes teavad su diagnoosi ja nagu peaks olema harjunud, siiski aeg-ajalt tabab see kõike ootamatult. Kui toon sellise näite, et ma ostan endale riiet, olen riidekabiinis, proovin teda selga ja ma ei tule sealt enam välja, sellepärast et ma ei jõua teda seljast ära kakkuda. Ma pean istuma ja ootama, maha jahtuma, millal ma saaksin selle proovitud riideeseme ära võtta. Mis juhtus, miks sul nii kaua aega läheb? Miks sa ei saa? Et see on hästi niisugune tavapärane. tegelikult, mis jällegi uuringust välja tuli, et, et ma jah, annan sellise kommunikatsiooni inimese vaatenurga sellise asjale, et mis samuti välja tuli või mida me kaardistasime, on siis see, et inimesed sageli pelgavad ka rääkida oma diagnoosist nii tööandjale, kolleegidele ja nii edasi. Ja seetõttu, kuna ütleme, et õhtused ajad on just raskemad, sest et siis on inimene rohkem väsinud, samuti on sellised sotsiaalsed koosviibimised, vaja süüa, juua, kui sul seal tekib näiteks neelamisraskus, nagu ka üks intervjueeritav välja tõi, kohvi niriseb mööda suunurka alla ja sa ei saa ise arugi, siis no, sa väldid neid olukordi. Ja sageli on, ütleme, et esimesed sammud, mis ära jäetakse, on just nimelt sellised sotsiaalsed koosviibimised, mis samas on ju inimese elus väga olulised ja mida inimesed tegelikult väga igatsevad. Ja samuti on ka väga vähe neid, kes ikkagi täiskohaga tööl käivad. Et kuigi, kui selle haigusega rohkem arvestada ja nii edasi, siis see töövõime oleks kindlasti suurem, aga jah, no, täna siis oli väga, enamus olid siis vähendanud oma töökoormust või siis ei käi tööl. mis tööd sina hetkel teed, mida sa varasemalt tegid ennem oma diagnoosi, ma küsiks, ja mis tööd sa praegu teed, Krista? Ma olen oma hariduselt sotsiaaltöötaja ja enne diagnoosi ma olin ikkagi sotsiaaltöötajaga natukene teise rakursiga. Praegu ma olen Viljandi haigla algokabineti sotsiaaltöötaja ja ma olen seda nüüd olnud sisuliselt ametliku diagnoosi algusest. Aga ma olen kindlasti vähendanud töökoormust, ma töötan poole kohaga, ma rohkem lihtsalt ei jõua. No arusaadav, arvestades, kuivõrd füüsiline on sotsiaaltöötaja töö ja kõik see. Ja sellepärast ma just tulingi, ma töötasin eelnevalt kohalikus omavalitsuses ja sotsiaaltöötajalt eeldatakse siiski teiste inimeste abistamist, sealhulgas ka, ma ei tea, liikumispuuetega inimeste autosse aitamist, välja aitamist, kottide tassimist. Mul on selgelt meeles, kui valda tuli riigi toiduabi ja eeldatakse, et sotsid võtavad ja tassivad selle autost lattu, siis mu töökaaslane oli
peaaegu pensionieeliks sel hetkel ja mina olin siiski noorem inimene ja ma lihtsalt ei suuda kaasa aidata. Ma toon ühe koti ja istungi ja ootangi, kuni läheb üle. Ebameeldiv oli. Nii et tänaseks ma ei tee rohkem kui poole kohaga tööd. Tahaks küsida, et mis vanuses sa oma haigusest aimu sai ja kuidas see sul nagu avaldus, esimesed märgid? No vot siin ongi nüüd see, et ma arvan, et ma esimest korda hakkasin tundma midagi on nagu viltu umbes 2005. aastal, aga ametliku diagnoosi sain ma alles 2013. Nii et sisuliselt 7-8 aastat jäi sellist, mina ütlen, et arstid arvasid, et ma olen üks niisugune hirmus teeskleja ja mõtlen endale igasuguseid asju välja. Aga algas see kõik sellest, et ma mingil hetkel ei näinud. Mul on alati silmad olnud nõrk koht minu tervises ja ma pean silmi, ma olen lühinägelik ja hakkas tekkima kõõrdsilmsus. No kuna mul on lapsepõlves olnud kõõrdsilmsus, mis läks iseenesest üle, siis ma väga ei nutnud ja see kannatas edasi elada. Aga häirima hakkasid need, et ma mingil hetkel ei näinud ja see võis kesta selline hoog, tund-kaks. Ja selle vastu ei aidanud mitte midagi, kui ma pidin lihtsalt pikali heitma, silmad kinni hoidma ja katsuma olla nii rahulik, kui ma vähegi suudan. Ja see oli alguses päris pikalt ainumas niisugune sümptom, mis mind kiusas. Aga siis hakkasid lisanduma umbes 2-3 aasta jooksul lisandusid tohutud väsimuse hood. Kuni selline välja, et ma tulin koju, viskasin voodisse pikali ja mitte et üks käsi ei surnud ära või üks jalg ei surnud ära, mida me vahest võime nagu täheldada, kui sa istud halvasti või lesid halvasti, vaid terve keha suri ära. Ja kui siis oli mul vaja püsti tõusta, siis ma pidin terve kehaga üle elama sellise sipelgate aistingu, et terve keha hakkas nagu uuesti, see oli väga ebameeldiv, väga ebameeldiv. Ja täpselt see, nagu Kristiina siin uuringutestki välja tuli, et ma tunnen, et ma olen nii väsinud, ma peaksin külge keerama, aga ma ei jõua külge keerata voodis. Ma palusin siis oma abikaasat, et ole hea, lükka mind, et ma saaksin teise külje peale. Ja diagnoosi sain ma üldse niimoodi, et mingil hetkel ma olin juba pöördunud kardioloogide poole, sellepärast et südamelöögi sagedus langes nii madalale 35-le päevas mitu korda, kandsin Doplerit. Alguses arst arvas, et see ei saa võimalik olla, aga peale Dopleri uuringut siis selgus, et see ikkagi on võimalik. Siis suunati meid neuroloogi juurde, kahtlustati borrelioosi ja muid puukidega kaasas käinud asju, aga see ei leidnud kinnitust. Ja sisuliselt diagnoosis ära minu silmaarst. Ma käin aeg-ajalt silmadega arsti juures ja niipea, kui ma silmakliinikus professoril oma silmi näitasin, esimese 3 minutiga, et teate, teil on müasteenia. Ühtepidi oli see väga kergendust toov, sellepärast, et ma olin ka nagu juba närvis natuke sellepärast, et ma ei suutnud nagu ära seletada arstidele, et mul on midagi viga. Minu enda peas kõiki neid sümptomeid vaadates, siis lisandusid ju ka veel tasakaaluhäired kõvasti ja kõrvades nagu lainetav heli. Ma juba arvasin, et mul on skleroosis multiplex, mis mind tegi väga nukraks. Müasteenia tundus selle kõrval nagu loteriivõit. Ja siis ametliku diagnoosi sain ma 2013. 13, siis läks ikka väga pikalt aega. Kristina, ma saan selle uuringu peale aru, et tegelikult selle ametliku diagnoosi saamiseks tuleks ju neuroloogi juurde pöörduda, eks ole? Jah, selle diagnoosi annab neuroloog, aga see on selge, et kui need esimesed märgid tulevad, siis nüüd jällegi toetan uuringule, mida 12 inimest on rääkinud või kirjeldanud oma esimestest märkidest ja diagnoosi saamise teekonnast. See esimesed märgid tavaliselt ongi olnud selline arusaamatu väsimus, mis justkui pärast puhkamist ka piisavalt ei taastu, siis just nimelt see silmade topeltnägemine, silmalaud vajuvad kinni, vaatad peeglisse, saad aru, et midagi on teisiti. Ja samamoodi siis käte tõstmine õlast kõrgemale, et kuidagi ei õnnestu. Need on sellised esimesed märgid, millega siis inimesed on üldjuhul läinud perearsti juurde ja sealt on siis see teekond alanud. See on igal ühel väga erinev ja see teekonna pikkus oli siis varieerus sellisest, ütleme, aasta kuni 10 aastat.
Ehk siis Krista 7 aastat läheb sinna, ütleme sinna keskele Keskele, sisuliselt. jah. et, et noh, ilmselgelt on see liiga pikk teekond diagnoosi saamiseni või ütleme siis nii-öelda tegelikult abi saamiseni. ja, ja perearsti juures siis see teekond tavaliselt pihta hakkab ja ikkagi vähesed on need, kes sealt otse neuroloogi juurde suunatakse. Kuna tavaliselt see algab siis silmadest, siis saadetakse silmaarsti juurde, aga see ei pruugi viia siis ikkagi sealt ka edasi neuroloogi juurde, nii nagu Kristal läks. Mida ma lihtsalt kirjeldan, mida inimesed on siis enne õige diagnoosi saamist siis läbi teinud või kuhu neid on suunatud. Laugude korrigeerimisele, siis logopeedi juurde, sest sageli on ka see nii-öelda kõne, kõnehäire või ütleme, et on raske rääkida ja nii edasi. Ehk siis on eeldatud, et on vaja logopeedi juures keelelihaseid tugevdada. Siis no täpselt see borrelioosi teema on olnud ka eelnevalt läbi käinud, inimesed on välja öelnud. Sageli on seda pandud siis ka nii-öelda psüühikahäireks, ehk siis inimestel on kirjutatud antidepressante hoopis perearsti poolt. Et üsna valest otsast tunduvad need. Ja ütleme siis niimoodi, et ega loomulikult sa lähed ja räägid perearstile, et sa oled väsinud, et noh, et see ei ole esimene mõte, mis tal võib pähe tulla, et Tõsi. see võib olla müasteenia, on ju. Jah. Aga jah, paraku see teekond on hetkel patsientide enda sõnul siiski liiga pikk ja käänuline, et neuroloogi juurde oleks siis võinud jõuda kiiremini. Mandlioperatsioonil on ka inimesi saadetud. See on huvitav aspekt, et võtab nii kaua aega, aga no siin ongi see nii-öelda meditsiinisüsteemi killustatus, et igaüks võtab oma töölõiku, et see on nagu natuke meenutab seda anekdooti elevandist, et kes vaatab lonti ja kes vaatab saba ja kes vaatab jalga ja lõpuks ei saadagi aru, et tegu on elevandiga, et see on täpselt sama fenomen. Jah, aga ma saan aru, et meie tänase saate üks sõnum võiks olla, et isegi kui pärast tuleb välja, et see on lihtsalt väsimus ja kui te ikka seda nii tõsiselt tunnete, nagu müasteeniaga inimesed tunnevad, minge kohe laske ennast neuroloogi juurde saata. Ja no mina omast kogemusest ütlen, et see alati kohe ei aita, sest tegelikult kohtusime neuroloogiga ju 2, võib-olla isegi 3 aastal järjest iga poole aasta tagant ja peale borrelioosi ja selja blokaadisüstide, mis noh, ma ei saanudki mitte midagi muud. Ta lihtsalt ei jõudnud tema mõte diagnoosini. Nojah, et kas see siis ei ole päris püha kraal, aga siiski soovituslikum on ikkagi jõuda ju sinna. Aga kui me nüüd mõtleme edasi, et kui sul on nüüd diagnoos olemas, nii, nüüd jõuab kätte igapäev. Milline on sinu igapäev, Krista? Kirjelda neid häid ja halbu päevi. No hea päev on see, kui ma olen korralikult ette planeerinud, mida ma teen ja missugused vaheajad minu tegevustes on. Näiteks kui ma nüüd räägiksin oma tööpäevast, siis ma tõusen ikka hommikul üles, nii nagu kõik teisedki. Aga enne tööpäeva, kui mul on planeeritud pikk tööpäev, siis ma pean kindel olema, et ma öösel kindlasti hästi magan. Ma ei saa endale lubada õhtul teleka vaatamist ega mingeid niisuguse emotsionaalseid üleelamisi. Ma pean kindlasti saama öösel magada, sellepärast et muidu mina sõidan oma elukohast oma töökohta umbes tund ja 10 minutit ja see on minu jaoks ka pingutuse lagi. Et näiteks, kui ma sõidan juba tund ja 30 minutit, siis enne kui ma tööle hakkan, ma pean saama pikutada. Õnneks on minu tööandja minu seisundiga väga kursis ja väga toetav. Mul on loodud oma kabinetti võimalus kotttooli näol, et ma tulen
ja viskangi kotttooli ja puhkan see 15-20 minutit ja siis minu jaoks on sellest enam vähem. Aga kui ma ka alustan tööd, siis ma võtan vastu haiglas patsiente. Ma kindlasti lõunaaeg pean tegema vaheaja. Mul on sisse planeeritud lõuna ja ma tõsiselt seda lõunat võtan kui puhkust. Ma ei saa sinna lõunasse midagi, et oi, ma jooksen, käin veel apteegis ära või ma teen veel midagi. Ma ei saa seda teha. Ma pean kindlasti, see vaheaeg kulubki puhkamisele. Ja kui ma tagasi hakkan sõitma, siis ma kindlasti enne sõidu alustamist jälle viskan pikali ja puhkan, sõltuvalt ajast siis kas 30 või 40 minutit, siis ma suudan jälle see tund 10 minutit sõita, et ma jõuaksin koju tagasi. Et halb päev on siis selline päev, kus ma pean ka tee peal kinni pidama. Kui ma siit sõidan, vahest on teeolud on kehvad, torm, vihm, tuisk, auto sõitmisel pead oled natukene närvilisem, mõtled, kas jõuan kohale, ei jõua kohale, siis kui väsimus tabab, siis ma võtan auto, peatan tee ääres ja ma pean saama umbes 20 minutit, lasen istme alla, puhkan ja siis sõidan edasi. Nagu ma ütlesin, ma saan töö juurde helistada ja öelda, et kuulge, ma jään hiljaks, inimesed saavad sellest aru. Ma tulen, aga mul läheb aega. Ja tagasi sõites samamoodi, kui on kõik hästi, siis ma sõidan selle tund 10-ga, sõidangi koju. Kui on kehvemini, siis ma tee peal magan. Mõistlik lahendus ja ma saan aru, et sa sõidad ise autoga. Ja, sõidan ise autoga, ja kehvadel päevadel ma ei tee endal ise süüa. Kehvadel päevadel, kui ma olen väga väsinud, reeglina ma planeerin ette, kui ma lähen tööle ja ma tean, et mul on pikk tööpäev, siis ma planeerin ette nii, et mul on kodus toit valmis. Ma söön ja ma olen endale hankinud ühe niisuguse väikese abimehe. Mul on selline massaažitool, mis tõstab mu nagu jalad ülespoole loote asendisse ja laseb mul rahulikult olla täiesti nii, et ma ühtegi lihast ei kasuta ja siis saan niimoodi puhata ja ta soojendab ka ühel ajal. Et see on niisugune, müasteenikul tuleb asju ette planeerida. Väga, väga raske on elada, kui asjaolud muutuvad naksust, et nüüd on nii ja nüüd on naa, nüüd katsu sellega toime tulla. Kui sa veel näiteks, kui me tuleme tagasi selle ristmikul tee peal ületamise juurde, ma olen vahest palvetanud, et jumala pärast ärge nüüd keegi hakkake tuututama, kui ma lähen aeglaselt, et mina tavaliselt suudan nagu lõpuni ronida, kuigi mul läheb natuke rohkem aega, aga kui nüüd keegi selja tagant ootamatult veel signaali laseb ja kui ma peaksin ehmatama, siis see on tõesti nagu kangestustõbi tuleb peale, võt siis edasi enam ei saa. Ja niisamuti on nende ette planeerimata sündmustega, kui mul näiteks on kerge külmetushaigus või juhtub midagi erakorralist ja ma peaksin väga, näiteks mul on tulnud vastuvõtule patsient, kes kukkus kokku kabinetis ja kui ma ehmatan, mul lihtsalt ei ole füüsilist jõudu, et selle ehmatusega nagu toime tulla, et ma ei saa kuskile joosta või ma pean ikkagi minema rahulikult õige sammuga, et ma ise veel terveks jääksin kogu selle olukorra juures. Huvitav on seda kuulda, et palju ette planeerimist. Ja ehmatus siis paneb su nagu lukku, eks ole? Ja ehmatus paneb mind lukku. Kui ma ütlen, kui selja tagant keegi signaali laseb, siis selle asemel, et eest ära hüpata, siis ma jään täpselt seisma. Ja võib-olla siis see on ka põnev aspekt, et vaata just see emotsioonide pool, et nii hea kui halb emotsioon võib ka sama efekti omada. Ja vahest, kui on midagi väga naljakat olnud, siis naerad ära ja siis on vaja puhkust peale head nalja. Siis on vaja puhkust, aga sellele vaatamata mulle tundub, Krista, et sa oled siuke rõõmus inimene, et ma vaatan, sul on kelmikad sinist värvi juuksed ja kõik selline, et mis on see, mis pakub seda rõõmu, mis võimaldab elus elada? No esimene, ma ütleksin isegi nagu rusika reegel minu jaoks on see, et mul ei tohi olla emotsionaalseid pingeid. Et läbi rääkimata konflikte või selliseid arusaamatuid pahameelt, et seda ma ei saa lihtsalt endale lubada, mitte ainult sellepärast, et see rikub tuju ära, vaid see võtab ka kogu jõu ära. Nii et mis on selle haigusega kaasas käiv hea asi, et sa pead hoidma ennast emotsionaalselt väga heas olukorras. Et üleliigseid pingeid ja ülemõtlemist mingil juhul endale lubada ei saa ja ma olengi nüüd suutnud oma elu niimoodi ära korraldada, et ma sisuliselt elan väga head elu, mis mulle endale sobib. Ma teen täpselt nii palju tööd, kui ma jõuan.
mul on küll lisaks oma sellele poole kohaga sotsiaaltöötaja tööle, ma teen ka natukene vabatahtlikku tööd ühes MTÜs ja aitan raskustega teismelisi. Aga see on ka täpselt selline, et ma saan väga sättida, et see koormus mul üle pea jookseks. Et töö iseenesest on raske, aga samas ta pakub jälle sellist nagu rahulolu, et ma pean elama sellist elu, mis mulle väga hästi sobib ja mida rohkem seda teha saab, seda toredamaks see asi läheb. Et selleks, et igasuguseid pingeid välja lasta, mul on siis omad niisugused väikesed, ma kasvatan koeri, ma olen alati öelnud, et mida rohkem ma inimesi tunnen, seda rohkem mulle koerad meeldivad. Et ma nokitsen palju teha sellist laua taga olevat hobi. Mul on natukene nagu käsitöö geen on sees, et ma teen paberist ja muudest materjalidest teen väikeseid niisugusi käsitööprojekte. See näiteks pakub mulle väga palju nii emotsionaalselt see saavutus, et ma midagi saan tehtud, kui ka see, et ma olen samal ajal täiesti nagu selles protsessis sees, et mul ei ole võimalik siis mõelda oma tööasjadele või vabatahtliku töö muredele. Mul peab olema väga hästi korraldatud keskkond. Kahjuks ainumas häda, mis minu keskkonnaga on see, et ma elan oma majas ja mul tuleb ahju kütmisega tegeleda. Aga see on ka täpselt planeerimise asi, et mul on võimalus, kui ma tean, et mul tulevad tööpäevad või mul tulevad natuke kiiremad päevad, siis ma parematel päevadel toon endale ahjupuud tuppa, et siis kehval päeval ma ei peaks midagi muud tegema, kui ainult võtma ja torkama ahju alla. Ja olema soojus. Nii et ikkagi kogu müasteeniku elu peab olema planeeritud elu. Siis on ta hea elu. Siis on ta hea elu. No, võtan selle omalt poolt kokku niimoodi, et nii kummaline ka ei ole, võib-olla sa oled leidnud tee nirvaanasse, mida paljud otsivad. Natuke teises võtmes. Sa ütlesid koeri kasvatad. Mis koeri sina kasvatad? Hakkas huvitama. Mul on neli koera. Mul on 2 puudlit ja 2 chihuahuat. Väga, väga vahva. Praegu on nad siin kõik mu jalge ümber magavad. Et ma loodan, et ei hakka keegi karjuma valel ajal. No, kui hakkab, siis see on kaassaate külalistele lubatud, et tore, et siukesed stressimaandajad on sul siis olemas. Aga kas sa vahest näiteks kuhugile välismaale ka satud oma eluteel või elad sa ainult Eestist? Armastad sa reisida? Ei, ma ei armasta reisida. Täpselt selle sama ette planeerimatuse pärast, et nii imelikuga ei ole öelda, et kui inimesel on kargud või inimesel on ratastool, siis inimesed taipavad, et inimesel võib olla liikumisega raskusi ja nad on väga tolerantsed ja välismaal ka, aga kui see otseselt välja ei paista, siis mida vanemaks ma jään, seda rohkem ma kohtan sellist, mis sa koperdad vana inimene, mis sa tuled siia, kui sa ei jõua. Et just see, et täiesti ootamatus kohas, no ma ei tea, bussil läks ratas katki, käis pauk, ma ehmatasin, nüüd on vaja nagu bussist välja tulla ja ma rooman ja ma ei saa ja ma ei liigu ja minule teeb see juba praegusel eluetapil teeb see mulle juba natukene nagu nalja, et ma tean, et ma ei sure ära, ma ei lange siia, mul läheb lihtsalt väga palju aega, aga vahest see keskkonnas olev negatiivism jõuab minuni, sellepärast ma ei taha nagu väga palju reisida. Minu ideaalreis on see, et istun oma autosse, sõidan tund 10 minutit, vaatan ära, mis seal vaadata on. Ongi kogu lugu. Ja kogu reis ongi selline. See on ideaalreis. Aga võib-olla siis siiski tuleks siis paluda inimestelt ja ühiskonnalt rohkem tolerantsust selles mõttes inimeste suhtes. Ja. Ma ei hakka tänava peal, näiteks talvel, mis mulle küll rohkem meeldib kui suvi, aga talvel, kui käed saavad natukenegi külma, mul on vaja mõnda suurt ust lahti sakutada ja ma ei saa seda ust lahti. Mul lihtsalt kätes puudub jõud, et seda ust lahti sikutada. Ma olen vahest mõelnud, et jumal tänatud, et ma olen naisterahvas, et siis nagu antakse enam-vähem veel andeks, et ma ei jõua seda suurt ust lahti sakutada. Ma olen mõelnud, kui ma peaksin olema meesterahvas ja paluksin kedagi, et tehke mul uks lahti, siis saaks veel eraldi nalja sellega. Aga ma saan aru, et sa siiski abi küsida ju inimesena julged.
et see ei ja ole, minul ei ole sellega mingi küsimus, ma ise aitan alati kõiki hea meelega ja mina elan maailmas, kus enamus inimesi tahavad aidata. väga hea, seda on ilus kuulda, et see nii on. Aga Krista jutule võib-olla uuringust veel natuke juurde, Aga palun, et Krista on tõesti vedanud, et tema saab ise autoga sõita. jah, Sageli aga see kõikide müasteenikute puhul nii ei ole. ja see liikumine on ikkagi probleemiks, eriti kui sa elad ka väljaspool suurlinna, siis sind peab ikkagi paljuski keegi viima või tooma. Sageli ei ole bussisõit lahendus, sest bussides, ühistranspordis on see teema, et need pingid on liiga madalalt, sealt ei saa müasteenik enam üles, kui ta on sinna istunud ja noh, tervet teed püsti seista ei ole võimalik. Ja samamoodi ka ütleme, Tallinna linnaliini bussidesse ei ole võimalik müasteenikul alati astuda, sest kõik, mis on seotud nagu sellise kõrgemale astumisega, on väga keeruline. Et ei pruugi nii-öelda bussi peale saada. Et ka sellised teemad koorusid välja. Ja sageli on ka nõnda, et just miks ka autoga sõitmisel on siis see topeltnägemine on see, mis on probleemiks. Et on müasteenikuid, kes saavad autoga sõita, on ka neid, kes ei saa ja need, kes saavad autoga sõita, siis nendele tegelikult väga kuluks ära inva parkimine, kuna autoga sõites on oluline, et saaks võimalikult kiiresti tualetti. Just. Inva parkimine on eelkõige selle jaoks oluline. Aga ma saan aru, et seda inva parkimist ei ole nii kerge saada. koorub Jaa, tõsine probleem. see on tõsine probleem, et nüüd on viimastel aastatel on veel eriti õelaks mindud, kui ma esimest korda olin töövõimetuspensionär, siis oli mul ka liikumispuue ja ma sain endale invakaardi. Ja see on jumala tõsi, et kui mina sõidan tund 10 minutit, mis on minu võimete lagi, sõidan kuskile, siis enne, kui ma mitte midagi muud ei tee, ma pean jõudma tualettini, siin ei ole valikuid. Et kui mind sunnitakse parkima, näiteks ka minu praeguses töökohas on parkimisega väga raske. Ei ole kohti, ma töötan haiglas ja patsiendid pargivad, paned sa sinna mingi märgi, ei pane mingi märgi, vahet ei ole. Ma olen küll ja küll jõudnud töö juurde nii, et ma pargin kas või keset tänavat, torman kõigepealt, torman minu puhul jutumärkides, torman tualetti ja siis tulen tagasi ja pargin autole sõieti ära. Ja ma olen näiteks, kui mul oleks vaja toidupoodi minna või kuskile, ma pean ka tõsiselt planeerima, kuhu poodi ma lähen, kuhu ukse juurde ma pargin ja kui seal ei ole kohta, siis ma ei lähegi sinna poodi, vaid ma sõidan, mina elan niisuguses linnas, kus ma saan valida, kuhu ma lähen. Aga ilmselgelt esimene stopp-peatus on alati tualett. Ja, siis see tähendab, et siiski parkimiskaart oleks kõikidele müasteenikutele suureks abiks ja seda võiks siis väljastada nii, nagu meile Jüriga seda väljastatakse. Ja ei, me ei saa sellepärast, et juba seletaminegi, miks ma ei saa sõita ühistranspordiga, on täpselt see sama asi, et siis ma peaksin sisuliselt sisse planeerima tund aega, minul on näiteks jala minnes on umbes 200 meetrit, oleks bussipeatuseni minna. Ja heal päeval ma kõnniksin selle 5 minutiga ära, aga ma ei oska ju ennustada, kas mul on hea päev või mul on kehva päev. Kui ma hakkan minema ja siis selgub, et oi, täna on siiski kehva päev, siis ma jään sellest lootusetult maha. Kui ma ka jõuan bussipeatuseni, siis meie bussipeatuses pole näiteks mingit istumise võimalust. Et talvisel ajal ma olen istunud küll, ma istun lumehange ja ma olen lihtne inimene, ma saan sellega ka hakkama. Aga suvisel ajal kui ma maha istun, siis ma ei saa õigel ajal püsti sealt, kui buss tuleb. Nii et igavesti tore situatsioon ühistranspordiga ja täpselt see, et sa püsti seistes ikkagi kuhugi ei sõida, see on selge. Sa ei jõua ennast tahtejõuga püsti seista. Seda kindlasti mitte, nii et teine sõnum siis tänases saatest oleks, et parkimiskaardid on üliolulised, et inimene saaks kas või autojuhi abiga mugavalt parkida ja minna sinna, kuhu ta soovib.
ja just, võib-olla see ka, et kui sa seda töövõimetuse värki täidad, siis alati kirjuta lahti sinna enda kehv päev, mitte kõige jah, parem päev, jah, et muidu, et ja, vähemalt muidu ja, ei või seda ei puuet ega parkimiskaarti saada. ja jah, ma esitasin ka, kui mul seekord võeti, kui enne oli mul sügav liikumispuue, siis mul võeti see ära ja nüüd ei ole mul üldse mingit liikumispuuet. Ma esitasin ka vaide, aga tulemus oli ikkagi seesama. Ma ei ole töövõimetusavalduse täitmisel, ma olen ise sotsiaaltöötaja, ma pean neid igapäevaselt aitama oma patsientidel teha. Aga nad lihtsalt ei anna. Ütlevad, et see ei ole nii suur häda ja elad sellega ära. see ei lähe teps mitte. Ja Ja. sellist suurt, tegelikult ka selle üks uuringu põhisõnum, mis välja koorus, et müasteenikud saaksid ühiskonnas, tööelus, oma eraelus palju rohkem panustada, palju rohkem teha, kui nende erivajadust arvestada ja toetada selles. Olgu see siis meditsiinisüsteemi poolt, olgu see kohaliku omavalitsuse poolt, riigi poolt või siis lihtsalt ühiskonnas tervikuna sõbrad-tuttavad teaksid ja oskaksid paremini. nagu ikka, oleme aru saanud oma podcast'i tegemise jooksul, et inimeste ja ühiskonna toetus on see, mis võimaldab elada tegusat ja aktiivset elu. Ja antud juhul on seda palju rohkem vaja, kui seda praegu on. Kuidas nende heade ja halbade päevadega, kui me nüüd vaatame tagasi siin eelmisele aastale, ei taha küll ära sõnuda, aga kuidas sa ütled, mida oli rohkem? No nagu ma ütlen, kõik sõltub planeerimisest. Ma arvan, et oli rohkem häid päevi. Minul on, ma olen rääkinud oma kaaskannatajatega, kellel on sama diagnoos. Ma saan aru, et minu elu on veel üpris hea tänu sellele, et ma saan liikuda ja mul on rahalised võimalused omada autot. Et see teeb minu elu, see, et ma elan omas majas või esimesel korrusel, et mul on lähedased, kes aitavad mind kõige raskemate asjatoimetustega. Ja et mu tööandja on niivõrd vastutulelik, siis ma saan aru, et mina elan müasteenikule päris sobivat elu. Süsteemi on vaja rahu ja on vaja inimeste toetust ja siis saab täitsa ilusti hakkama. No siin vaadates, Krista, ma ütleks nii palju, kui seda saab öelda, et sa oled üsna õnnelik inimene. Kui inimesel on Ma väga loodan. 4 koera siis ja sihuke tore elu, kus vahest tuleb lumehanges istuda, aga siiski saab ju hakkama. Et siis tundub niimoodi. Mida sa tahaksid võib-olla, et inimesed veel sinu kui inimese või müasteenia ka inimese kohta teaksid? No võib-olla just neid niisuguseid pisikesi asju, siin uuringust tuli välja, et müasteenikud hoiduvad sotsiaalsetest üritustest ja mina ka hoidun. Isegi kui nad on head üritused, ma tean, et meil korraldab tööandja tänuüritusi ja niisuguseid, nagu ma ütlesin, emotsioon, mis võib ju liikumisvõimet tabada, võib olla nii hea kui halb. Isegi siis, kui mind tahetakse tänada, võib juhtuda see, et ma koperdan saali keskele ja sinna ma jäängi, et ma ei taha seda. Ja näiteks ka lähedaste puhul, kui ma istusin juubelipeol ja mingil hetkel tunnen, et ma lihtsalt ei püsi püsti, ma pean saama pikali olla, siis tore oleks, kui inimesed ei vaataks seda, et ma ei käi karkude ja ma ei käi ratastooliga, et mis sul viga on ja miks sa pikutad ja võib-olla, et küsida otse, mida ma olen vahest tahtnud, et inimesed jäävad nagu mõistmatult vaatama või ei oska aidata või ei oska teha. Tee suu lahti ja küsi, mis on, millega ma saaksin aidata. Ja vahest aitab see, kui keegi küsib, kas on midagi, mida ma saan teha ja ma saan öelda, et ei, praegu ei ole midagi teha, mul on lihtsalt selline müasteenia diagnoos, ma ei toimi, aga umbes 10 minuti pärast on jälle kõik korras. Et võib-olla sellist lahtist olekut, avatud olekut, arusaamist ootaks rohkem. Arusaamist, jah, nagu sa ennem ütlesid, et sina abi küsida ei karda, et teised võiksid sulle siis julgeda ka abi pakkuda ja siis oleks ju koos eksisteerimine palju lihtsam, nagu ma aru saan.
aga Kristina, on sul veel mingeid mõtteid, mida jagada? Et meil on siin mitu korda läbi käinud, et Kristal on see õnn, et on õnnestunud alati lumehangest ka püsti tõusta pärast väikest puhkust või siis kotttoolist püsti tõusta, et sageli ikkagi on nõnda, et nii see päris ei lähe ja, ja ülepingutamisele võib järgneda müasteeniline kriis ja sellisel juhul äh, on nüüd on nüüd väga erinev inimeste kogemus. olenevalt, olenevalt kliinikust on erinevad võimalused, on kliinikud, kus on, ütleme, haiglad, kus on müasteenikul nii-öelda oma kindel arst, kellega ta saab ühendust. On kliinikud, kus seda pigem ei ole, on kliinikud, kus sa saad minna, öelda valvelauas, ma olen müasteenik, mul on väga halb või siis noh, tegelikult viiakse sinna inimene juba kiirabiautoga. Ja seal on juba nii-öelda eraldi inimesed, kes teavad, Eraldi mida inimesed. teha. On haiglad, kus siis inimene läheb oma müasteenia diagnoosiga ja ta ei ole kindel, et, 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 et sellest müasteeniast ja Aru sellest saadakse. eripärast ollakse teadlik. Et see süsteem on väga ebaühtlane, ma saan aru. Et ta on hästi, kas siis haiglapõhine või siis arstipõhine. Et kuidas ta on nii-öelda üles seadnud selle igapäevase süsteemi, et et siin jah, toodi välja, et see võiks olla selline ühtlustatud selge teadmine, kas sa käid regulaarses tervisekontrollis, mida sa teed, kui sa tunned, et sul hakkab müasteeniline kriis tulema, kui sul läheb väga halvaks. Mis on sageli ka, mis välja tuli, on see, et inimesed ei saa täpselt aru, kas see, et mul on nüüd väga halb, hakkab väga halvaks minema, tähendab, et mul on tulemas müasteeniline kriis või on see nii-öelda mingi muu viirushaigus, on see mingi südamehaigus, mida väga tihti kardetakse. ehk siis, ehk siis tegelikult sellist nii-öelda selget tuge, eksperdi tuge, et mis Eksperdi tuge on minuga rohkem praegu vaja. toimub, mis seisus ma olen ja mida ma edasi peaks tegema. Et seda süsteemi siis ütleme nii, et osad olid rahul ja osad ei olnud rahul. Et see olenes väga palju siis haiglast ja konkreetsest, jah, ütleme siis konkreetselt haiglast ja piirkonnast. Just ja piirkonnast. Tahaks küsida seda, et selle uuringu põhjal, kaua siis keskmiselt see müasteeniline kriis võib kesta? Ma saan aru, et see on iga indiviidi puhul erinev, aga kas selgus mingi, et noh, nädal, kaks, paar päeva? Kui noh, inimesed ikkagi kirjeldasid seda nõnda, et kui halvaks läheb, siis ikkagi nad on ühel hetkel EMO-s. Ehk siis Selge. läheb, on haiglasse minek ühel hetkel. Et ja no nemad ikkagi räägivad nädalatest üldjuhul. Ja see siis tähendab seda, et sul on neelamisraskused, hingamisraskused ja sageli ka noh, ütleme nii-öelda räägitakse, et süda puperdab ja et see tegelikult inimesed kardavad, et neil võib olla hoopis mingi südamehaigus ja sageli nad viiaksegi haiglasse nii-öelda, et kahtlustades, et on südamega probleem. Et ja siis selgub, et on müasteeniline kriis. Et sellist teadmatust on selle juures, selle haiguse juures palju just nimelt patsientidele ja hirmu sellega seotult. Et, et mille osas nad veel tundsid, et neil oleks vaja abi, et mitte ainult perearstid teaksid sellest haigusest enam ja oskaksid aidata, vaid ka teised eriarstid, näiteks gümnakoloogid, sünnitusmajas olevad arstid-õed, siis samamoodi näiteks kardioloogid, just nimelt selle tõttu, et nad sageli nii-öelda jõuavad haiglasse teemaga, et midagi on südamega viga ja samamoodi näiteks hambaarstid, et uimestus ja nii edasi.
ja samamoodi on siis, ma saan aru, kõiki ravimeid ei tohi manustada. Kui sul on kui sul on müasteenia, et siis see teadlikkus, et neil on hirm, et kas ikka kõik arstid teavad seda. Et see, kas see vastab tõele, seda ei oska mina öelda, et see ei olnud selle uuringu peamine eesmärk oli nii-öelda patsiendi vaade või mis on need patsiendi hirmud, ootused ja vajadused selle kõige juures, et nad sooviksid, et sellest haigusest teaksid rohkem nii arstid kui ka ühiskond tervikuna. tervikuna. Selge. Krista, kas sinul eelmine aasta läks ilma nende kriisideta või kuidas sul õnnestus? ja Sa ütlesid, mul on üleüldiselt, mul on väga vedanud müasteenilist kriisi, ma polegi kogenud. Ma olen küll olnud niisuguses väga kehvas seisus, aga siiamaani on aidanud mind alati kodune puhkus. See, et ma saan iga kell minna oma autosse, lasta autoistme maha ja olla seal nii palju pikali, kui mul just parasjagu vaja on. Minu kõige hullemad üleelamised müasteeniaga seoses on siis, kui mind tabab mõni muu haigus, näiteks COVID. Siis on küll niimoodi, et ma elan üksinda, ma olen müasteenik, mul on COVID ja siis mul tundsin küll, et paanika oli minul väga-väga lähedal, sellepärast et täpselt samamoodi tulevad ju hingamisraskused. Mina isiklikult näiteks ei talu üldse temperatuuri tõusu. Ma olen selles mõttes, naised muidu kannatavad ju kuni 40 välja ja pole midagi. Mina olen ka see inimene, kes 37,3 ja ma ei hinga ja ma ei pööra külge ja ma ei jõua tualetti, ma ei jõua vett võtta. Need on kõige hullemad seisundid olnud, et sellepärast, et üks asjadest, mida ma pean nagu ütlema, et vaktsineerige ennast kõikide vastu, mida kannatab vähegi vaktsineerida. Müasteenikul igasuguse muu haiguse läbipõdemine on kehale lihtsalt niivõrd suur raskus, et seda ka kõige väiksem. Hiljuti ma põdesin, ma küll olen väga harva sinisel lehel tänu oma töögraafikule, aga siiski, kui ka näiteks kõhugripp tuleb, siis mul ei ole võimalik sellega kuidagi tööle minna. Ma olen kindlasti voodiaid ja pikali maas. Seda tuleb silmas pidada. et organism on tundlik, aga sul on läinud hästi ja tasub ennast siis kaitsta läbi selle, et vaktsineerida ja kindlasti ka tervisekäitumist jälgida. Ja noh, kui teilt täna küsida, et mida te nüüd 1 miljoni euroga teeksite, ma saan aru, et vaja oleks teha üks korralik teavituskampaania, mis võimaldaks ühiskonnal sellest kõigest, millest me täna räägime, paremini aru saada. Või midagi veel? Ja sa oled muidugi palju lahkem ühiskonna vastu. Minu 1 miljon eurot kuluks kindlasti minul. Ma tahaksin teha endale väga nutimaja, et maja koristaks ennast ise, maja kütaks ennast ise, et ma ei peaks ühegi kommunaalmurega tegelema. Siis sinna kuluks minu 1 miljon. No siis see teine võimalus on jah, et tulevikus tuleb endale see Elon Musk'i see AI robot muretseda müasteenikutele, et siis sul on, saad ju otse öelda, et sul on energia tegutsemise vastu, nii et. Ja, et sul on tegutsejad tarvis, nii et kui kellelgi on üks robot üle, 1 miljon üle, üks nutimaja üle, siis täna oleme leidnud inimese, kes seda sooviks. Et Kristina, aga sina, kuidas sa seda 1 miljonit rakendaksid praegu selle uuringu ja meie tänase vestluse põhjal? Ma arvan, et teavituskampaania oleks oluline, aga ma ise olen rohkem selliste pikaajaliste programmide usku, ehk siis üks teema, mis näiteks väga selgelt välja tuli, et kui inimesed saavad diagnoosi, siis nad on, esiteks on see eluaegne diagnoos. See on haigus, mida sa ei tea, et kellelgi teisel oleks, sa ei ole sellest midagi kuulnud. Ehk siis infomaterjalid, regulaarsed infomaterjalid, ja tugisüsteem, mis selle nii-öelda diagnoosi saamise hetkel aitaks inimesel, nüüd ma kasutan Jüri sõnu, leida see tasakaalupunkt elus. Ehk siis kuidas sättida oma elu nii, et seda haigust arvestades edasi minna. Teine võimalus on, et nii-öelda müasteenikutele ihuneuroloog nii-öelda, et see oleks ka oluline tegelikult.
tundub just. jah, et sellest oleks nagu abi, kui ta saab aru, mida ta inimesega teeb ja kuidas temaga ravi mõttes käituda. ja ma arvan, et üks nendest, miks minul on läinud natukene kergemini kui teistel, ongi see, et mul on oma neuroloog, kellega ma saan iga 6 kuu tagant kokku ja korrigeerime ravi ja kui mul on vaja, ma saan ka arsti poole pöörduda ja haiglasse, kui mul oleks seda vaja. Et see on ülimalt oluline, et oleks enda arst. Et ma saangi aru, vaadates oma kaaskannatajaid, vahest ongi see, et on jäetud inimene oma diagnoosiga täiesti üksi. Ma teen kerge kõrvalepõike, et kui mina sain diagnoosi, siis see neuroloog, kes kinnitas minule diagnoosi, ei ole see, kellega ma praegu koostööd tein, siis tema suhtumine oli selline, et no panen teile selle diagnoosi ja tulge siis tagasi, kui teil veel midagi vaja on. Ja lükati mind ilusti kabinetist välja, et minu esimene infoallikas oli siiski lihashaigete ühingu kodulehekülg, mis nagu andis esimese pildi kätte. Kuigi ma olin siis tol hetkel nii ärev ja nii endast väljas ja ikkagi uus diagnoos ja niisugune, siis tundus see mulle hästi raske diagnoos. Et kui ma seal ühe jutiga neid neuroloogilisi haigusi lugema hakkasin, siis lõpuks mul olid need kõik nagu pudru ja kapsad peas sassis. Aga ikkagi tulles tagasi kogu aeg kodulehekülje juurde, vaatasin, kõige rohkem infot saingi ma sealt. Et siis tuli juba ühingu kokkusaamised ja kaaspatsiendid, et siis läks nagu paremaks, aga sellise adekvaatse, konkreetse info kättesaadavus peaks olema nagu kõikide asjade alus. Kui me lihashaigete seltsi lehekülje peale vaatame, siis seal on müasteenia kohta päris hästi kirjutatud. Ja mis mulle väga meeldis, oli see, et seal olid ka inimeste enda kommentaarid. Inimestel oli võimalik foorumis nagu rääkida või üksteistega ühendust võtta. Et ka mina kirjutasin mõnele inimesele sealt, et kuule, ma ka alles sain diagnoosi, oskad sa mulle midagi öelda? Ja ka mulle on kirjutatud sealt, kuule, ma sain diagnoosi, mis sa oskad mulle öelda. Et see aitas mind ja ma loodan, et aitab veel teisi ka. Nii et suhtlus ja koostöö ja info jagamine on see edu alus, millega saab siis ära elada. ja et no meil lihashaigete seltsil on siis oma niisugune müasteenia teadmik ka, mida ma Maikeliga ka jagasin. Et sealt saab nagu infot ja nagu Krista ütles, siis julgustaks enda sarnastega nagu kontakti ja ühendust võtma, et siis te saab nagu niisugust õlatunnet ka ja mõistmist natuke rohkem, Jah, et see on nagu oluline aspekt, jah. saate koos elus liikuda ja toimetada vastavalt oma jõudlusele ja soovidele. Aga ma usun, et oleme jõudnud punkti, kus võib küsida, et mida te sooviksite omalt poolt siis lõpetuseks öelda. Lõpetuseks soovikski seda 1 miljonit eurot. 1 miljonit eurot. No eks me hakka Jüriga siis sinna pangaröövimise poole sammuma. Et mida ma ikka soovin, rohkem teadlikkust nii endale kui teiste suhtes, rohkem avatust, rohkem abivalmidust, koostööd arstidega, keskkonnakohandust ja tööd iseendaga ka. Ükski diagnoos pole tegelikult elu lõpp, vaid üks eluviisidest. Ilus mõte. Kristina? Mina sooviksin, ütleme siis selle uuringu valguses just nimelt seda, mis on tegelikult täiesti käega katsutav, et müasteenikud on väga vahvad, tahtejõulised inimesed, kõik, kellega ma intervjuud läbi viisin, oma eriala eksperdid ja kui neid toetada, nende erivajadust arvestada ja võimaldada neile kaasaegne ravi, siis on see potentsiaal, mida ühiskonnas väga vaja on. Ja ma saan aru, et saab elada pika, sisuka ja huvitava elu ja teha kõike, mida jaksad teha antud hetkel. Vähemalt mulle tundub nii. Jüri,
et noh, võib-olla jah, et lisaks sellele toele on oluline see töö iseendaga, nagu Krista tõi välja. Et sa ei häbeneks enda nii-öelda seda konditsiooni, räägiksid sellest ausalt ja avatult. Et see on vast kõige lihtsam viis, kuidas oma elu veidi lihtsamaks teha, sest noh, kui sa ei selgita oma situatsiooni, siis tekibki niisuguseid veidraid olukordi nii lähedaste kolleegide kui tuttavatega, et ei tasu häbeneda. Ja see eelkõige, nagu ma ikka ütlesin, et eelkõige see, et elada kannatab igatepidi. Kui sa teed nagu rahu iseenda sees, noh, ja mina pean tõsiselt ütlema, et võrreldes sellega skleroosis multipleksiga, mis oli minu esimene hirm ja võrreldes müasteeniaga, siis see on nagu köki-möki. Ma ei ütle, et ma olen tänulik, et ma selle haiguse sain, aga ma olen tänulik, et see haigus on lasknud mul ikkagi elada nii, nagu ma olen tahtnud elada. Ja võib-olla isegi see haigus on sundinud mind elama nõksu paremini, kui ma tervena oleksin võib-olla elanud. Ma tõesti ei saa endale halbu olukordi, halba keskkonda, halbu suhteid, ma lihtsalt ei saa endale lubada. Võib-olla tõesti sinu juttu täna kuulates jäi ka mulle see mulje, et teadlikult oled sa pidanud valima endale võimalikult sobiva eluviisi ja nüüd sa elad seda elu. Et meil on kõigil siit midagi õppida ilma müasteeniatagi, et saame filosoofilise vaatenurga kindlasti kõik kuulajad, aga meie Jüriga täna siit endaga kaasa võtta. Et siit tuleb jah see sõnum, et kuulake oma keha ja tehke nii, nagu teile kõige sobivam on. Aga seda on ühiskonnas maru raske teha, aga tuleb ära õppida. Tuleb ära õppida, siis saab hakkama ja elu läheb ka paremini. Aga minagi ütlen omalt poolt teile suur aitäh, et olite meie selle aasta esimesed külalised. Saime kõik hulka targemaks, mina vähemalt, ja loodame, et meie kuulajad saavad ka targemaks ja oskavad inimestega arvestada ja olla abivalmid, vajadusel ka abi küsida, kui seda oleks tarvis. Ja siis saavad kõik elada sisutihedat ja tasakaalukat elu. Krista, soovime sulle jõudu, puhkusi, igaks juhuks piisavalt pehmeid lumehunnikuid, kuhu maandada. Miljon eurot, jah, seda soovime ka. Kristina, sulle soovime samuti uue aasta puhul jõudu ja et jätkuks seda tahet tegutseda ja inimeste elu nii parandada, nagu selle uuringuga, millest me siin täna rääkisime, tehtud sai. Aga aitäh ja kohtumiseni meie järgmises saates. Nägemist. 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 Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.